horisontaaltõmbed plokil laia haardega on siis teistsugune variatsioon. Kui sätime ennast paika, siis jälle tallad toetavad tugevalt pinnasele, põlved kergelt kõverdatud ja nüüd peamine erinevus siin võrreldes kitsahaardega tõmbega on siis see, et meie õlavarred hakkavad liikuma mööda horisontaalselt tasapinda. See võimaldab meil sihtpunkti tuua veidi kõrgemale, ehk siis me tõmbamegi oma käepineme ülakõhule või isegi alarinnale. Ehk siis küünarliigesed jäävad ainult natukene õlgadest allapoole. See võimaldab meil lihtsalt panna natukene teistsugused lihased tööle just õlavöötmes tagapool. Endiselt me laseme õlad ette, me tõmbame nad taha, me lähendame abaluid, me laseme nad ette. Oluline on just tõmmata kõrgele, sest vastasel juhul meie harjutus ei erine väga palju kitsast haardest, kui küünarliigesed liiguvad allapoole. Ehk siis kasutame seda võimalust ära laia haardega tehes, me tõmbame suhteliselt kõrgele. Samuti ideaalis, kui me teeme tõmmet, siis lõppasendis haare nõudadest veidi laiem ning lõppasendis on meie käsivarred omavahel paralleelsed. Ehk siis tõmbame, siin näiteks hoiab, küünarliiges on täpselt randme taga ja laseme ette. See tagab maksimaalse amplituudi meile. Ja olemas.